kuidas arendada erinevaid piirkondi, kuidas luua Eestis uusi töökohti ja elavdada ning taastada linnaruumi. Õigeid vastuseid sellele küsimusele on mitmeid, aga siin Narva Raekojas, Narva Stockholmi platsil ja Pimeaia pargis on õige vastus Euroopa regionaalarengu projekti toetus. Täpsemalt, Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng. Meetme eesmärk on Ida-Virumaa suuremate linnapiirkondade ja oluliste alade taaselavdamine, sealhulgas säästvate liikumisviiside kasutajate osakaalu suurendamine. Narva Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimise projekt oli suunatud Narva vanalinna taaselavdamisele. Lisaks oli eesmärk luua eeldused ettevõtete tegevuseks Raekojas ja selle ümbruses, mis omakorda annaks tõuke kogu vanalinna osa arengule. Rohkem kui 20 aastat tühjana seisnud ajalooline Raekoda on nüüd täielikult renoveeritud ja sai linna esindushooneks ja väärtuslikuks turismiobjektiks. Statistika andmetel Narva külastajate arv kasvab keskmiselt 20% aastas alates 2021. aastast. Raekojas asuvad nüüd Narva linnavolikogu suveniiripood, kohvik ja turismiinfokeskus, mille külastajate arv aastal 2023 oli ligi 10 000 inimest. Kaasaegne sisekujundus ja tehniline varustus võimaldavad korraldada üritusi, kontserte ja seminare tipptasemel. Üldiselt tänu tähtsate objektide renoveerimisele nüüd vanalinnas tekib Narva uus turismipiirkond, kus Narva külastajatele kui ka elanikele meeldib vaba aega veeta. Varem laius Stockholmi platsi asemel lihtsalt tüher maa. Nüüd on Stockholmi platsi esimese etapi ehitustööd edukalt lõpetatud ja tulevikus vastavalt vanalinna ja Raekoja kvartali arengu kontseptsioonile saab Stockholmi plats linna peaväljakuks ning avalike ürituste korraldamise kohaks. Stockholmi platsi ala oli enne viimast sõda tihedalt hoonestatud. Platsi alal toimusid ehitustööde käigus arheoloogilised uuringud, mille käigus ilmnesid üsna hästi säilunud nii keskaegsete kui ka hilisemate hoonete müüritised. Müürid jäid konserveerituna platsi katendi alla. Samuti tasub mainida, et Stockholmi platsi ehitustööde käigus taastati oma ajaloolisel asukohal kunagise Helsingi tänava põhjapoolne osa. Raekojast vaid mõnesaja meetri kaugusel asub juba 19. sajandil rajatud Pimeaia park. Seal rekonstrueeriti ligi 18 000 ruutmeetri suurune ala, mis muutis muidu alakasvatatud pargiala atraktiivseks paigaks nii linnaelanikele kui ka külastajatele. Need on vaid mõned näited. Kokku on Ida-Virumaal linnapiirkondades loodud või taastatud üle 250 000 ruutmeetri avalikku linnaruumi, rajatud 70 kilomeetrit kergliiklusteid ning ehitatud või renoveeritud ligi 25 000 ruutmeetrit hooneid. Kokku on Euroopa Liidu regionaalarengu meetmed ja projektid panustanud 20 aasta jooksul ligi 641 miljonit eurot. Just selleks, et luua uusi töökohti, arendada erinevaid Eesti piirkondi ja tagada jätkusuutlikum majanduslik areng kogu Eestis, olles nii oluline osa Eesti regionaalarengust ja poliitikast.